10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tere! Tere! Ei kuule, veel kord. Tere! Tere, tiigrid! Mina olen Margus Kiiver Eesti Olümpiakomiteest ja on väga hea meel näha kõiki teid siin. Osad on ka temaatiliselt riietunud, triibuliselt õige. Teid, noori sportlasi, ühendab üks ja selge eesmärk jõuda tippspordis tippu. See on pikk ja raske ning äärmiselt käänuline teekond, kus eesmärgile jõuavad vaid parimad, need, kes on kõige tugevamad, kõige kiiremad, targemad, sihikindlamad, kõige kohanemisvõimelisemad, kõige suurema tahtejõuga. Need, kes annavad endast absoluutselt iga päev maksimumi ning ei anna mitte kunagi alla. Ükskõik millised raskused teile ette tulevad. Tõelised tiigrid. Lähme asja kallale. Mul on hea meel sisse juhatada meie tänased suured tiigrid. U23 Euroopa meistrivõistluste 8. koht, juunioride MM-i 7. koht, universiaadi pronksmedalist ja kuldmedalist, kuulunud Eesti koondisesse 13 aastat, võistelnud 2 olümpial, võitnud MM-il 4. koha. Kettaheitja Märt Iisrael! Kadettide Euroopa meistrivõistluste ja juunioride EM-i 5. koht, 19 aastat Eesti koondises. Eesti spordiajaloo ühe eredama sündmuse osaline, Superkalevi meeskonnas saavutanud Nõukogude Liidu meistritiitli. Eesti, Läti ja Belgia meister ning Euroopa meistrivõistluste 6. koht. Korvpallur Rauno Pehka! ...68-kordne Eesti meistrivõistluste medalist, võitnud arvukalt maailmakarika etappide poodiumi kohti, võistelnud 5 olümpial, Nagano olümpiamängude lõpetamise Eesti lipukandja, MM-i hõbemedalist ja olümpiamängude pronksmedalist, omanimelise suusakooli asutaja ning Eesti Olümpiakomitee tippspordikomisjoni liige. Suusataja Jaak Mae! Üliõpilaste MM-i pronks ning U23 MM-i 8. koht. Võistelnud 3 olümpial. Eesti, Leedu ja Austraalia meister. 4-kordne Euroopa meister ja 2-kordne Euroopa meistrivõistluste hõbemedalist ning 4-kordne MM-i pronksimees. Rio olümpiamängude pronksmedalist. Valgetähe 3. klassi teenetemärgi kavaler ning Eesti Olümpiakomitee sportlaskomisjoni liige ja Eesti Politsei Spordiliidu president sõudja Allar Raja. Lisaks nendele suurtele tiigritele on meiega täna videovahendusel arvamust avaldamas esimese eestlasena jäähokimeistrite liiga võitjaks tulnud Jyvaskyla ründaja ning praegu Eesti koondisega MM-il mängiv Robert Rooba. Naiste maadluse MM-i pronks ning Euroopa meistrivõistluste pronks järgmisel nädalal algavaks EM-iks valmistuv Epp Mäe. Nii, härrased, enne kui siin alustame, siis ma ei oska öelda, kas te olete sellises enda jaoks sellises mugavas ja harjumuspärases keskkonnas või pigem on natukene sellist närvi sees, võib isegi rohkem kui otsustavatel hetkedel kusagil võistlusel. Märt? No, ütleme nii, et võistlustel on oluliselt lihtsam esineda kui kõnet pidada, et võib-olla natukene harjumatu. Rauno? Jaa, närv on sees. Väga lihtne, Jaak. Natuke hakkab tulema, et eks harjumuspärane just ei ole, aga jälle karjääri lõppu on avalik esimesi ette tulnud, et loodame, et saame hakkama. Ja Allar? Absoluutselt närv on sees, sest noored ju püüavad
midagi saada kasulikku ja midagi uut ja kuidas peaks käituma üks profisportlane rahva ees, et vastutus on suurem ja seda ju iga päev ei harjuta, nii et see on, ma usun, väga nõudlik publik ka veel peale kõige selle. absoluutselt. Väljakutsed ja takistused, mis igat tiigrit teel eesmärgini paratamatult ees ootavad, on paljudel sportlastel alast ja ajastust hoolimata vägagi sarnased ja et seda kõike ei peaks omal nahal läbi proovida, on kasulik selle teekonna läbi teinud ning oma eesmärgile jõudnud tippudelt siis kogemusi ammutada ja EOK tiigrikoolitusel toome need kogemused siis teieni ja see tänane päev on spetsiaalselt teile, kes te olete siin Kumu auditooriumis istumas. Nii et võtke siis meie esinejatest täna maksimum, sekkuge vestlustesse, küsige siin lava peal, meil on see mikrofonid hakkavad kohe liikuma ning küsige hiljem väikestel pausidel ka, võtke nööbist kinni, kui tõesti rahva ees ei julge küsida, täiesti aru saada. Ja nemad oskavad kindlasti jagada kogemusi, mida teha ja kuidas teha, et jõuda absoluutsesse tippu ning nagu siis ütlesin, siin paremal ja vasakul äärel minu poolt vaadatuna trepi peal liiguvad meil olümpiakomitee töötajad seal, Jaanika ja Natalja. Ja nende käes on mikrofonid, et kui te tahate küsida, siis kohe küsige ja saate sekkuda. Ning loomulikult sotsiaalmeedia. Teete täna siin pilte, Instagram, Facebook, kuhu iganes, #EOK tiigrid. Varustage need pildid sellega ja siis saame kõiki kenasti üle vaadata. Nii, enne kui läheme siit asja kallale, siis teeme siin ka ühe asja ära. Käed kokku, mehed. Nii. 1, 2, 3. Tiigrid! Tõmbame ennast käima. Nii, ma palun siis, võite ennast, kuidas soovite, võite siia istuma jääda, aga me alustame siit siis meie tänase esimese esinejana. Natukene selgitan ära, mis moodi asi hakkab välja ka nägema. Kõigepealt siis esineja räägib oma osa ära ja siis pärast seda järgneb sellele paneeldiskussioon, nii et selles suhtes, kui te soovite, Rauno, Jaak ja Märt, te võite see etterita istuma minna, tallarit parem kuulamata oleks, kui soovite. Natuke mugav on ka, äkki. Ärme võta kogu au ära. Alustame. Noorsportlase etapp on sportlaskarjääris äärmiselt eriline, seda just noorteklassides, kus tuleb siis vastu astuda oma esimestele suurtele väljakutsetele ja vastu võtta otsuseid, mis võivad mõjutada edasisi sündmusi teie sportlaskarjääris. Oma kogemustest ja õppetundidest räägib sõudmise olümpiapronks Allar Raja. Tervist siis uuesti ja ma siit alustan puldist. Võib-olla on liiga ametlik, võib-olla vahepeal jalutan välja. Ja ma püüangi siis natukene 15 minutiga kokku võtta selle, millest võiks rääkida mitu tundi. Ja ma räägin põhiliselt enda kogemusest ja sellest, mis ma olen näinud nii-öelda enda klubi ja koondise juures ja need kogemused on nii-öelda circa 20 aastat kogunenud ning selle aja jooksul on toimunud nii mõndagi, sest et olen ka ikkagi lihtne inimene, ei ole talent ja talente ei olegi, sest kõik, kes justkui saavad talendiks, need on sinna jõudnud läbi raske töö. Et nii on ka minuga lood, et on omad kõhklused ja kahtlused olnud läbi spordi ja tänase päevani hommikul lõigutrenne sõites olid omad kahtlused ja kõhklused, kas liigume õiges suunas, kas tehnika on paigas, kas treening on õige, kas intensiivsus on paras ja nii edasi. Alustan võib-olla sellest, et tippsportlasele on elu teatud mõttes lihtne. Kui sa oled jõudnud tippsportlaseks, sul on olnud tulemusi, millele siis põhineda sellele, et sa küsid endale meeskonda, tahad treenerit, tahad mingisuguseid taktikalisi õpetusi, näiteks psühholoogilist nõustamist, ühesõnaga kõik see varustus, infrastruktuur on sinu jaoks loodud, treeninglaagrid ja nii edasi. Et selles mõttes on suhteliselt lihtne, tuleb lihtsalt täita plaani, lihtsalt keskenduda ja püüda oma tulemused ära teha. Aga küsimus on nüüd selles, kuidas sinna jõuda. Et kas on nii palju vastupidavust ja tahtmist ja motivatsiooni ja võimalusi elus, et jõuda sinna tippsporti tasemele. Ja tippspordiga on tore asi, et seal ei ole garantiisid tulemustele. Ja selle tõttu ma olengi aina rohkem hakanud mõtlema spordi teisele küljele, mis on minuga tulnud kaasa läbi spordi või mida ma olen saanud läbi spordi, on see, et võit ei ole tegelikult kõige tähtsam. Ei olegi üldse. Tegelikult on see sport üks valikutest, kuidas kasvada
inimeseks, mitte ainult tippsportlaseks ja atleediks, vaid ka personaalselt, eetiliselt, moraalselt. See on mingi hetk noorest peast muidugi ma selle peale ei mõelnud, lihtsalt oli vaja teha trenni, oli vaja teha rohkem kui teised, püüda olla kiirem, aga mingi hetk sa hakkad aru saama, et sportimisel on reeglid, sa muutud võib-olla eeskujuks, keegi hakkab sind jälgima, kõik see terve mõtlemine, terve käitumine tuleb spordiga kaasa, eriti tippspordiga. Ja mis siis tagab selle, et sa ei keskenduks ainult võidule, on nii-öelda nagu Maslow püramiidi kõige alumine tase minu jaoks on nii-öelda suhted. Kui need on paigas, nii-öelda suhted teie lähedastega, suhted treeneriga, tiimikaaslastega, füsioterapeudiga, ka konkurentidega, et neid on teinekord võib-olla keeruline hoida, eriti noorema sportlase puhul, kui mingi hetk hakkad taipama, et sa tahad võib-olla midagi muud. Aga ma ütlen seda, et kui neid suhteid suudetakse hoida, suudetakse nendest raskematest hetkedest läbi murda, on teil palju rohkem, mida tähistada, kui võistlus läheb hästi. See on nii-öelda koos midagi ära tegemine, koos kuhugile jõudmine ja teineteise seltskonna nii-öelda nautimine samuti. Ja mis on sporti tegemisel oluline on, ma ei ole kunagi keskendunud tulemusele. Kui loetakse ette siin tulemusi, et mul on 11 tiitlivõistluste medalit ja ma hakkan mõtlema, oota, mismoodi ma need sain. Kui palju ma iga võistlust pabistan tegelikult. Siis neid on nagu 10 sadu võistluseid, aga 11 tiitlivõistlust medalist tähendab seda, et ma olen nagu umbes 4 korda nii palju veel käinud sama taseme võistlusel ja ma ei ole seda saanud, et justkui oleks mu närviline elusportlasel, aga küsimus ongi selles, kui palju sportlane treeningprotsessis naudib seda tegevust. Kui palju ta rõõmu sellest tunneb. Selge on see, et kui sa oled treeningul ja seda tehnikat harjutad või pingutad, siis see ei ole mingisugune lõbus tegevus. Kui seal on kogu aeg on võib-olla lõbus on, siis tõenäoliselt ka ei toimu nikast arengut. Aga ütleme, et kui suhted on head treeneriga, meeskonnakaaslastega, on palju lihtsam pingutada ja palju rohkem te naudite treeningi lõpus seda treeningu arutelu. Et endalt ikkagi püüdke küsida treeningutel ka, et kas sa ikkagi naudid seda ja kas on mingid hetked selles spordis. Kaalukausil peab olema see kaus, peab kaaluma üle, kus sa tunned, et tegelikult sulle meeldib see. Sulle meeldib ka võib-olla see pingutus, sa hakkad armastama seda laktaati oma lihastes, sa hakkad armastama neid täpseid tehnilisi sooritusi, mis sulle aina paremaks lähevad, siis jälle kaovad ära, siis on frustratsioon ja siis jälle läheb paremaks. Siit ma nüüd räägingi võib-olla selle, mida ma olen märganud viimasel ajal just ja ise olen ka läbi elanud. On nooremate sportlaste puhul selline nüanss, kus seda ei pea olema nooremate juhul, seda juhtub ka hiljem, 25-30 aastaselt. On selline asi, kus nad teevad nii võimalikult palju trenni. Nad teevad võimalikult kõik hästi, täidavad treeningplaani võib-olla, käivad lihashoolduses, kodus on asjad korras, koolis ka, et kõik on justkui tasakaalus ja jälle käiakse treeninglaagrites, aga sellest hoolimata ei tule seda tulemust, mida oodatakse. Ja siis sa näed, et võib-olla sul treeningpartneril tuleb see tulemus või vaatad see Lätis, Leedus, kellega ma koos käin laagris, nemad teevad tulemuse, mina ei tee. Ja siis hakkad kahtlema, et kas me teeme kõik asju õigesti, et kas treener äkki ei pane seda tähele ja tehniliselt võiks teistmoodi, võtan sõudmise puhul, et tehniliselt võiksin teistmoodi sõuda või võiks taktikaliselt midagi muuta või treeningmetoodika on täiesti vale, et tekivad kõhklused ja see ongi täiesti okei, sest sa hakkadki mõtlema, et ma olen ju endast kõik andnud, aga ei tule see tulemus, mis ma tahan. Ja hakkad otsima ja kindel on see, et sa leiad ka midagi, sa leiad võib-olla oma meeskonna seest, Eesti koondise juurest kuskilt, hakkad küsima teiste sportlaste käest, leiad maailmas muid näiteid, lähed internetis ja näed tänapäeval Instagramis näiteks, näed, kuidas teise riigi sõudjad midagi treenivad või teevad, näed mingeid juppe, aga sul ei ole tervet pilti, siis hakkadki mõtlema, et saabki kuskil paremini. Ja siis hakkad nii palju kahtlema, et sa lõpuks tahad vahetada kõik välja. Muudame tehnikat, muudame taktikat, treeningu ülesehitust. Treener tõenäoliselt ei mõista mind üldse ja egas ta ei pruugigi mõista mingi hetk, sest et tema vaatab, et noor sportlane ei saa olla nii, et iga päev toimub meeletu arenguhüpe. Mingi hetk toimub arenguhüpe, mingi hetk jätta nii-öelda platoole püsima. Et võib-olla isegi toimub taandareng mingi hetk.
see nagu, me kunagi ei tea, millest need põhjused tulevad, aga sportlane mõtleb seal kohal tõenäoliselt, et need inimesed, kes tema ümber on, et nemad võiksid paremini teha, et mina juba teen ju niigi hästi. Ja sellistel puhkudel on väga oluline, et sportlane, treener suudaks need asjad selgeks rääkida. Loomulikult on siin tegelikult vaja teha suurem samm treeneril. Treener peaks olema justkui kogenum, ta peaks rohkem nii-öelda alla neelama noore sportlase emotsioone, sest ta ju tunnetab vahetult neid rohkem, et trennile võistlema ei tule, teeb veel rohkem trenni, veel rohkem väsinud. Et seal tegelikult peaks treener tõmbama rohkem pidurit, aga sportlane peab olema avatud selles mõttes, et peab laskma treeneril enda ligi ka saada. Et need on nagu nüansid, kus ma olen näinud, kus asjad lähevad hoopis tagurpidi, kus minnakse niimoodi raksu, et aastaid hiljem ei suuda enam treener ja kes on tegelikult võib-olla 10 aastat sportlasega treeninud ja see sportlane ei suuda omavahel öelda tere ja silmagi vaadata, millest on väga kahju. Ja eks ma isegi olen selle teatud mõttes läbi kogenud ja mille eest ma olen väga tänulik oma esimesele treenerile, kes tuli, ütles mulle ka, et Allar, võta nüüd rahulikult, et tule istu maha ja räägime. Ja võib-olla on trots või ei taha või midagi, aga siis ta rahulikult hakkab rääkima, et vaata, tegelikult sa oled lühikese ajaga saavutanud meeletult palju. Sa oled juba praktiliselt oma vanuste koondises, sa võib-olla mingites tulemustes koputad täiskasvanute koondise ukse peale. Siis samuti saabki juhtida tähelepanu, kui palju on tegelikult see treeningklubi või treener või tema poolt saadud isik, tema poolt nii-öelda organiseeritud inimesed on minusse investeerinud, mis tegelikult ju väljendub selles, et see aeg, mida pannakse sportlase tegemistesse. Treener otsib treeningvõimalusi, näiteks parema paadi, uuemad aerud, ükskõik mis on teistele siin vaja spordi paremaks tegemiseks. Ja siis, kui sa saad need nagu selle pildi endale selgeks, siis sa saad aru, et okei, tegelikult tõepoolest, et nagu ühtegi nagu puudujääk ju ei ole. Ja siis mida veel peaks treener, minu puhul, mis ta ütles, on see, et lihtsalt ära pane energiat valesse kohta, tee tööd, peabki tegema tööd, mingi aeg ongi raske, sa oledki platoo peal, sa näed, et sa justkui ei arene, rahulikult tee seda plaani edasi. See võite muidugi arutada seda, et te kaasate veel kedagi meeskonda, keda sa tahad kuulata, küsid teiste käest, aga oluline, et te teeksid seda koos. Ma ei tea ühtegi näidet, eriti kus sportlane üksinda murraks ja hakkaks üksinda otsima endale treenereid, uut meeskonda, et see on väga keeruline. On näiteid, aga üldiselt ikkagi alati on selja taga keegi inimene olemas, keda ta kunagi ei hülga. Ja oluline see, et mis treener mulle ütles, et ta usub minusse. Ja tegelikult ongi nii, et on teaduslikult tõestatud, et ei ole olemas sellist otseteed saavutamaks kõrgeid tulemusi. Nagu ma ütlesin, et keegi meist ei ole talent. Mozart ei olnud talent, ta lihtsalt oli võimalikult varakult, võimalikult professionaalne lähenemine. On tõestatud, et kõik maksimaalselt õpitud tippviiulimängijad ja tippsportlased mingil alal, nad lihtsalt peavad mingid tunnid tegema täis. Ja seal on oluline märksõna veel see, et mitte lihtsalt tunnid, et ma lihtsalt lähen trenni ja panen kella käima, toon trennis koju, panen kella kinni. Vaid seal peab olema väga, selle asja nimi on hoolikas treening. Et kui on testitud näiteks 2 lauljat, kes lähevad bändiproovi, on täieliku tippklassi lauljat ja lihtsalt sellist bändivenda. Siis küsitakse arvamus pärast, kuidas oli ja siis see lihtne bändivend ütleb, et mõnus oli. Nautisime seal, arenesime veits, kõik kihvt, mulle meeldib. Et ei olnud midagi rasket. Ja kui küsitakse selle professionaalselt täiesti maailma tipplauljalt, siis ta ütleb, et raske oli, kurnav, väsitav. Ma ei jõuaks teist sessiooni praegult teha. See tähendab seda, et kui palju ta fokusseerib kogu aeg sellele, et saada ennast paremaks. Et need treeningtunnid on need, mis tegelikult viivad edasi. Ja siis ongi leida see tasakaal, eks ole. Et kui sul on trennis nii-öelda, et on nagu lihtne, et jalutuskäik läbi trenni, siis tõenäoliselt ei arene, aga siis on nagu lõbus ja mõnus. Aga kui sa tahad nagu päris tippu jõuda, siis mingi hetk sel treeninguperioodil peab olema sul tõenäoliselt on ja paljud teist ka teavad, et on olnud neid hetki, kus on nagu raske. Just eile hommikul mu trennis oli nagu tõsiselt raske, siis väljas on 7 kraadi, tundub nagu 3 kraadi, lainetab, sajab vihma, ma pean hommikul sõudma 25 kilomeetrit. Treening algab kell 9. Ja kui sa oled juba enne seda 2 päevaga esmaspäev, teisipäev sõudnud juba mingi 70 kilomeetrit teinud jõusaali sisse, siis
siis peab olema, siis sisekõne toimub kogu aeg. Ja toimub, et mis asja ma teen siin, nagu see on nii raske, see on nii kehva, mul ei tule välja, mingi kaater seda mööda lainetab veel kehvem. Kes tegeleb veespordialaga teab, võib-olla muude spordidel on nagu samamoodi mingid muud segajad. Ja siis see paneb nagu vaimu proovile. Ja siis tuleb lihtsalt leppida olukorraga, et praegu on seis selline, et lihtsalt on selline seis. Ongi kehva ilm ja ega keegi teine paremini teeks. Peaasi, et ma teen oma parimat praegult ja keskendun sellele tehnikale, mida ma tahan praegu arendada või sõudjatel ja igal pool muud spordadele võib ka öelda, kus tehnika igal pool on suure tähtsusega, et tehnika põhimõtteliselt võib tulla üleöö. Sa saad pihta ja paat jookseb või ma ei tea, vibulasked lasevad täpselt bullseye kogu aeg. Tunned, et sa saad selle touchi kätte. Aga kui sa ei ole trenni teinud, näiteks eriti füüsilise spordiala aladel, siis füüsis sul üleöö ei parane. Pole varianti ka. Et need on olnud need mõtted. Ja millest ma nüüd võib-olla räägin ühe näite nii tiigri välja laskmisest, mis põhineb sellele, et kui sul on meeskonnas usaldus. Ja me olime ühel MM-il 4 paadiga ja me olime tõesti nagu murdumise äärel nii-öelda, et kõik pigistasid oma viimastes tsoonides, viimase piiri peal, et ei olnud võimalik midagi juurde panna. Ja olime 4., 5. kohal, esimese 3 olid natuke eest ära läinud ja siis selline 300 meetritine lõppu on minu nii-öelda siis meeskonnakaaslane Andrei Jämsa, istus number 1 peal ja vaatas üle, ütles lihtsalt ühe lause. Ütles, et venelased kukuvad ja kõik teadsid, mida see lause tähendab. Mitte ainult see, et me teame, et venelased taktikaliselt sõidavad kiire alguse lõpus kukuvaid, vaid ka seda, et kelle poolt see lause tuli, sest me täielikult 100% usaldasime oma meeskonnakaaslast. Ja me teadsime, mida see sisuliselt tähendab ja kõik leidsid mingisuguse ekstra poweri. See ongi see, kus kõik lasid järskud endast nagu tiigri välja ja see oli nagu mingi trigger. Ja seda triggeri, tegelikult on see sinu sees olemas, et iga üks peab leidma endal selle triggeri seal kõrvade vahel olemas, mis sa nagu ütled, et okei, no matter what, all inni, nüüd ja praegu ja kohe. Sa ei analüüsi enam, kas ma jõuan või jõua või mis seis siin on, lihtsalt kohe lähed. Et see on moment, mida on võimalik spordis ülihästi nagu enda kasuks pöörata. Seda muidugi ei ole võimalik kogu aeg teha, et iga võistlusel lased tiigri välja, et see nagu nõuab ka teatud reserve sinu organismist ja kehast ja treeningutest, aga see on olemas. Ja lühidalt siis ega väga palju rohkem oleks öelda, aga võib-olla esialgu aitab, sest me saame diskussioonis siin otseselt küsimustele vastata, aga ütlen, et siiamaani mina naudin oma spordiala ja siiamaani on mul aeg-ajalt samad probleemid, nagu olid noorteklassis, et kas kõik klapib ja mida teised teevad, kas ma ise teen täpselt õigesti enda asju, kuidas saaks paremini, see ongi väga okei. Lihtsalt kui on kahtlused mingites nüanssides, siis on hea, kui sul on kellega seda rääkida. Kui tunned, et treeneriga ei klapi, on sul meeskonnakaaslane. Ja lihtsalt tuleb näha mingi, et roppu vaevad jõua täiesti kõrgele. Kui tahate oma spordiala lihtsalt nautida, siis jumala eest, see on super hea. Sest teinekord sellest lihtsalt nautijast üks hetk kasvab välja ikkagi see kõige kõrgema tulemuse tegija. Aitäh! Ongi nüüd hea meel paluda teid, härrased, siia paneeldiskussiooni, nii et nendest mugavatest toolidest saate istuda kohe teistesse mugavatesse toolidesse ja Allar saab istuma. Nii et ehk siis aitäh, Allar, see oli midagi oli äkki. Ja see oli, seda oli hea kuulata. Alustame nüüd sellega, et kuidas te üldse leidsite oma ala ja otsustasite selle juurde jääda. Hakkan siit paremalt käelt pihta. Märt. No, mina oma alani läbi juhuse pigem, et noorteklassis ma tegin Ketas Kuul Vasar, olin kogu aeg Eesti nagu esinumber seal esimeste seas, et Taavi Peetriga me seal madistasime. Ja siis, kui mul oli 9. klassis oli puberteet või niimoodi, et siis ma mõtlesin, kas ma üldse spordiga jätkan.
ja siis trennis ei käinud ja mõtlesin, et noh, et kus see ja teine on ju. Siis oli Valgas oli trukkiline mängud ja mul vend ja treener, esimene treener Rein Ahun, ütlesid, et mine tee see võistlus ära. Ja siis ma läksin sinna ja täitsin kogemata siis juunioride noorte MM-i normatiive ära kettas. Ja siis sain Poola võistlema. Ja Poolas läks nagu kehvasti, aga siis kuulsid, et järgmine aasta on Itaalias. Noh, Itaalias tahaks ka minna. Ja siis peale seda nagu hakkaski nagu ketas hakkasin rohkem tegema ja üldse hakkasin sporti nagu tõsisemalt tegema, et kui ennem oli niimoodi, et Ahun ajas kaikaga taga, et tule trenni on ja siis nüüd oli niimoodi, et hoidis nagu tagasi, et ära iga päev trenni tee. Ja siis ütleme sealt nagu see ketas jäigi mulle. No sa ütlesid ka, et puberteet, et noh, siin kindlasti võib-olla saad praegu oma muljeid või kogemusi saaliga jagada, kes võivad ka mingis hetkes sama situatsiooni ees olla, et küsimus on, et kas jätkata või mitte jätkata. Kas see võis olla sinu üks selliseid keerulisemaid hetki sportlaskarjääris? Kindlasti, et noh, see oli tõesti nagu 9. klassi lõpus ma mõtlesin, et ma lähen nagu pealinna kooli õppima. Ma olen nagu maalt pärit Karksi-Nuiast, et ise täpselt ei teadnud, kuhu ma siis pealinna kooli läheks. Aga jah, tänu sellele juhusele ma sain nagu hoopis teise nagu hingamise spordis, et sa nägid, et seal on nagu väljund ja sa saad nagu reisida ja noh, pigem mul hakkas ka sellest teema. Jaak? Jah, minu puhul ka maapoiss Järvamaalt ja lapsepõlves sai väga erinevaid asju tehtud, et esimesed võistlused jalgrattaga, rahvastepall, mida iganes, et iga suvega üks jalgratas ribadeks sõidetud või nii-öelda läbi kulutatud ja spordiala valik, ma arvan, nagu päris noortel ilmselt väga tihti juhtub, on see, et meeldis see ala, kus tulemused paremad olid, et kui ikka pallimängus palli ei saanud või jooksurahel kippusid ikka vahest tüdrukutelegi alla jääma, aga suusatamises olid klassis parim, et sealt see tuli ja võib-olla teistpidi ka juhus, et kuna meil oli ainult alkohol ja juba nii-öelda 10-aastaselt tuli kooli vahetada ja ma ei tea, palju ma seal ise ma sain küll otsustada, aga mille järgi ma otsustasin, väga ei tea, aga sattusin siis Aegviitu ja Aegviidus tegelikult olid ka, tehti küll kõike spordialas, et olen ka TV10 olümpiastardist osa võtnud ja käsipalli mänginud, aga kuna suusatamise said tulemust kõige paremad ja juba siis esimeste tulemuste järgi, kui Otepääle tollel ajal kui Tšikki, aga tänase päeva siis Audentesesse kutsuti, siis sealt sai nagu selgeks, et see on see spordiala, mida ma teha tahan. Rauno, kuidas sul, kas on olnud selline ikkagi algusest peale korvpall ja ainult korvpall või olid mingisugused alternatiivid ka sul? Trennina oli ikkagi korvpall, esimene trenn, kuhu ma läksin, ma olin 9-aastane. See on natukese hiljem kui tänapäeval. Ja 9-aastane minu jaoks tähendas vist seda, et ma suutsin juba teha teadlikku valikut. See oli mõjutatud, ma olin linnapoiss ja linnas olin ikkagi televiisori mõju all ka omamoodi. Kalev oli populaarne meeskond, siis Tallinna Kalev ja neid mänge näidati ja ma vaatasin ja siis selles mõttes ei olnud keeruline valida. Ütlesin isale, et ma tahan korvpallitrenni minna. Ei ole küll vanemad, ei ole selles mõttes korvpallimängu jaoks mingeid eeldusi mulle väga kaasa ei andnud. Isa on 1,75 m ja ema on 1,62 m, aga sellest hoolimata ma sinna trenni läksin ja tore oli, et läksin. Allar, sinu tee spordini ja oma alani, sõudmiseni? Mind võib-olla kõitis see, et sõudmisel sai talvel teha kõike muid peale sõudmise. Et kuna mulle meeldis mängida palli ja veel umbes 7 spordiala teha, siis sõudmine oli nii-öelda teatud mõttes ideaalne tegevus minu jaoks. Ma nüüd ei saa öelda, et see ala, mis kohe välja tuli, hakkas meeldima, et ega sõudmine oli, mul tuli ikka üle kivide känduda, et ma olin selline täielik pliiats ja selline kribupoiss,
et jõudnud paatigi alla viia, aga kuidagi jäin sinna püsima, mul vanem vend läks ennem ja me läksime oma pundiga koolist ja jäin kuidagi kestma, et ei oskagi täpselt esimese hooga öelda neid tugevaid plusse, et miks ma just sõudmise valisin, et ju seal oli ka natukene sihuke juhusmängus nagu paljuski, aga hiljem on küll olnud siukseid päästerõngaid paar tükki, et ma tulin linna kooli Sindist, oli päästerõngas, miks ma jäin siis ma sain elada linnas, oli kool linnas ja trenn oli linnas, et muidu ma pidin sõitma iga päev pool tundi trenni ja pool tundi tagasi. Ja teine päästerõngas oli peale gümnaasiumi lõppu, kui noorteklassid olid väljas, vanemate seas oli nagu tühi koht, et tulemused olid vähe nõrgad. Siis oli teadlik otsus, et ma tahan anda spordile võimaluse, et hiljem seda võimalust teist korda mul ei tule, et kui ma praegult selle pooleli jätan ja korra 3 kuud oli pausi, mõtlesin järgi, käisin korra reisimas ja siis panin korralikult puid alla ja andsin tuld. Nii, Rauno. Ja lihtsalt ma tahtsin lisada, et siis kui mina veel olin noor, siis oli hästi palju õuesporti ja kõigi teiste spordialadega sai tegelikult tegeletud juba enne, kui mingisugune teadlik treenimine peale hakkas. Ja ka koolimeeskonnas tuli igal alal väljas olla. Ma olen näiteks ka suusavõistlustel käinud ja isegi üks hea tulemus oli seal. Ja selle ma sain ka nii, et kuna see toimus mingil avalikul rajal, siis üks isa oli tulnud oma lapsega kelgutama ja suuskadega sõitis isa ees ja pika nööriga kelk oli järel ja see minu konkurent, kes sattus parasjagu sinna nööridesse ja ma sain mööda sõita, et siis nagu oli hea tulemus ka. Allarile täienduseks võin nii palju öelda, et minu koolikaaslased olen Õismäelt pärit siit Tallinnast, sattusid tegelikult sõudmise juurde väga huvitaval moel. Nimelt nad avastasid, et see on täiesti selline soodne võimalus Harku järve peal paadiga sõita. Ma küll ei tea päris täpselt, kas nendest on sirgunud sulle konkurente või mitte, aga selline lugu oli. Kuid meie 2 suurt tiigrit, kes siis on meiega videovahendusel liitunud, Epp Mäe ja Robert Rooba, teadsid seda vastu päris kindlalt, et millega nad tegelema hakkavad ja miks nad selle juurde otsustasid jääda, nii et vaatame ekraanile. Tere, mina olen Maadle ja Epp Mäe. Tervitan teid Pariisist, kus viibin oma viimases ettevalmistavas treeninglaagris Euroopa meistrivõistlusteks. Kahjuks ei saa ma teiega täna koos olla, kuid sellegi poolest saab videovahendusel oma mõningaid mõtteid teiega jagada. Kui ma olin noorem, siis ma tegelesin paljude erinevate aladega. Kuid tuli hetk, kus oli vaja valida see üks, millega edasi minna. Ja minu valikuks osutus naistemaadlus. Minu valik sai paljuski negatiivset tagasisidet, kus inimesed siis ütlesid, et sellel alal ei ole kandepinda, naistemaadlusega ei jõua kuskile. Eestis see ala praktiliselt puudub. Siis mina, kui aprillis sündinud käärapea, minu edasiviivaks jõuks sel hetkel oli see, et ma näitan teile, kuidas saab, kuidas medaleid tuleb. Ja oma noorte vanuseklassis ma võitsin 7 erinevat tiitlivõistluste medalit. Epp Mäe selgelt teadis, teda tegelikult tema trigger, nagu siin rääkis ka tiigri väljalaskmisest Allar, tema trigger oli see, et ma näitan teile, et see kõik on võimalik, et kas teil on ka olnud mingisuguseid näiteks sellel hetkel, kui te selle spordialaga hakkasite tegelema, et ma näitan, ma saan aru, et sul, Rauno, oli selle suusatamisega korraks käis see hetk läbi, et ma näitan teile või on sul... Mul on selline sarnane hetk nagu Epp Mäel on mul küll, et ega kui keegi laps läheb trenni, tihtipeale tänapäeval, kui minnakse esimeses klassis, siis nad ei tea mitte midagi, mida nad lähevad trenni lihtsalt. Ja ega 9-aastaseltki ei tea, et kui esimesed võistlused hakkavad tulema ja tekib see mingi teadlikkus, siis tuleb nagu hakatakse vaagima, et mis võimalused on. Epp Mäele kindlasti keegi teine juba hakkas tema tulemuste pärast kohe muretsema, et midagi on vaja hullult saavutada. Kui Allar ütles hästi, et sport on selline kasvamine, hea kasvamise mooduseks. Aga minul oli üks sõber,
kes vaatas mängu peal, ma ei mäleta, see oli ka, ma olin kuskil 10, 11 või 12 või noh, ma olin juba mingis noorteklassis, olin arvestatava tasemega ja mu sõber vaatas, oli mu mängu vaatamas ja tema kõrval istus ühe vastasmeeskonna mängija isa, kes ütles mu sõbrale, et ega sellest Pehkast mingit mängumeest küll ei tule. Aga ma näitan neile. No sõber rääkis mulle edasi ja ma mõtlesin, aga ma näitan neile. Et see on selline sama asi, jah. Mis võib võimendada, eks ole? No, Michael Jordan, niipea kui talle miski asi ei meeldinud, keegi ei vaadanud piisavalt hästi talle otsa või okei, sa oled mu klient, ma näitan sulle, kuidas mäng käib. Pöörame pilgud taas ekraanile ja kuulame, mida ütleb Robert Rooba. Mina olen Robert Rooba. Ma olen jäähokimängija, olen 24-aastane. Jäähokiga alustasin 3-aastaselt. Taeks jäästaadionil. Alustasin sellepärast, et mu isa mängis jäähokit ja kunagi nähes isa mängimas tekkis armastus esimesest silmapilgust ja sai ka mind jääle pandud. Sealt läksid aastad edasi ja 14-aastaselt saime aru, et Eesti on jäänud liiga väikseks, et unistusi püüda ja otsustasime kogu perega, et on aeg minna Soome suurde hokiriiki. See oli suur muutus kogu meie perele. Läksin koolis individuaalõppele ja vanemad pidid tegema oma elukorraldus suuri muudatusi. Isa tuli minuga kaasa, kuna loomulikult nii noorelt 14-15-aastaselt ei ole lihtne üksi hakkama saada, siis jah, isa tuli minuga kaasa ja läksime koos Soome. Seal alustasin Espoo Bluesi hokimeeskonnas, noortemeeskonnas mängimist ja sealt läksid aastad edasi 20-aastaselt siirdusin profiks ja nüüd olengi juba viimased 4-5 aastat mänginud profina. Et kunagi sai tehtud suuri ja häid ohverdusi ja nüüd oleme siin. Aitäh Robertile. Tõepoolest tegelikult on tehtud ikkagi sellised väga suured ohverdused ja tõi tegelikult Robert mängu ka ühe väga olulise faktori just nimelt sellisel noorel sportlasel, milleks on pere. Et ta ei ole tõenäoliselt ainuke Eesti sportlane, kes siis on nii-öelda oma pere ka sellesse olukorda pannud, et pere peab ka oma elu muutma, kolima teise riiki, et selliseid juhtumeid on ka ennem. Kas teie ka oma sportlaskarjääri nimel olete pidanud sarnaseid või selle laadseid ohverdusi tegema? Ma ei pea silmas konkreetselt, et kas pere on pidanud sellega kaasas käima, aga kas on sellised muutused olnud ja kuidas üldse täna sellist pere osa selles noore sportlase arenemises hindate? Kes soovib? Minul nagu oli, kes toetasid, olid vennad tegelikult. Tegelikult üks nüanss on veel, et kus ma nagu sporti hakkasin nagu lähemalt tunnetama, oli niimoodi, et ma nägin keskmise venna 7 medalit rippumas seina peal ja siis mõtlesin, et tahan ka endale, et hakkasin siis nagu, et tahan rohkem saada. Tekkis neid üle 100, nüüd on ja kotides leiad ka üles. Aga pigem et vennad olid siuksed, kes nagu aitasid, et nagu ütleme otseselt loovuma nagu minneski nagu ei ole pidanud, et selles suhtes on nagu hästi läinud. Mina arvan ka, et ega perel on üsna suur roll ja täna juba lapsevanemana olles tegelikult sa näed ju, et lapsele meeldib tegelikult vanemaga koos aega veeta. Ja kui sa suudad seda läbi mängu või nagu kaasamisi teha, et ongi ühine tegemine. Ma arvan, et seal on kindlasti vanemate suur roll, et laps üldse spordi juurde tuua. Enda näitel, nagu ma ennem ütlesingi, et juba 10-aastaselt tegelikult mina läksin kodunt ära, esmaspäeval pandi bussi peale, laupäeval lõunal tulin koju, et nagu väga varakult iseseisvunud. Aga kuna see tegevus meeldis, siis ei tundunud väga keeruline, et mõned korrad küll päris üksinda internaadis olles mõni õhtu oli vähe kurv küll, aga ilmselt see vargame jonn kuskil sees seal on, et järgi ei andnud ja juba täiskasvanute klassis siis tegelikult aeg-ajalt küsiti päris tihti seda, et millest sa pead loobuma. Mõtlesin, et minu valikud olid üldiselt siis ilmselt väga hea ja hea vahel ja need ei olnud nagu väga rasked, et valida just see spordi pool, et sa saad teha seda, mis sulle kõige rohkem meeldib. Allar?
See on väga hea küsimus. Et õnneks on maailmas tasakaal. Et kui no alustame sellest, et vanemate panus on see, et nad ei ole kunagi pannud kätt ette mitte millelegi ja kodus või samamoodi, et õue, õhtul tuppa, tuttu. Et see oli nii-öelda see kasvamine, lihtsalt mitteteadlik trenni tegemine, jooksmine, ringi hüppamine, ujumine, kõik see muu tegevus ja teadlik sport hakkas minu jaoks nagu mingisugust pilti kujundama, siis nagu ma ütlesin, et on tasakaal olemas, et kui on vaja abivajajaid, siis on ka neid, kes abi annavad, et mina tegelikult olengi suure tänu võlguma nagu nii-öelda 2 treenerile, Mati Killingule ja Reet Palmile, kes siis nagu andsid mulle elamise, toidu, taskuraha, et kool oli omal vastutusel, et sealt välja ei visataks, asjad olid klaarid, ei olnud nii hullu midagi ja lihtsalt oli siis nii-öelda kokkulepe, et teen nii-öelda sporti ka isuga ja asjad saidki nii-öelda klaariks. Rauno, ma sinu puhul natukene võib-olla laiendan seda, et sa võid loomulikult sellele küsimusele vastata, mis ma enne kui küsisin, aga kuidas on üldse selline üleminek noorte seast täiskasvanute hulka sinu jaoks oli, et sina vist sattusid siin ikkagi niimoodi, et ühel hetkel sa mängisid suurte meestega koos? Ja ma sattusin suhteliselt vara või 16-aastaselt tegelikult Tallinna Kalevisse, kuna ma olin usin treenija olnud ja kuna ma kuulusin liidu noortekoondistesse 2 vanuses, siis oli neid nii-öelda kohustuslikke treeningtunde ehk kordusi, millest Allar rääkis ja millest iga sportlane tegelikult, mis iga sportlane peaks ära tegema. Mul on neid kogunenud suhteliselt palju, kuna seal treeniti, ma olin 15-aastane, treeniti 3 korda päevas. Hommikuvõimlemine oli tund 40 ja kangitrenn ja jooksmine, siis 2 tunnist saalitrenni. Mõnikord oli perioode, kus ma olin 52 päeva järjest kodust ära, kuskil Venemaal, ma ei tea kus, eks. Ja siis, aga see andis mulle kõva põhja, et see põhimõtteliselt, see tänases mõistes ei ole võib-olla kõige tervislikum treenimine, aga kes selle vastu pidas, see sai heaks, eks. Ja siis see põhi oli mul all ja siis on tegelikult lihtne minna üsna noorena vanade vahele, sellepärast et see ootused sinu suhtes on, sa lähed ju outsiderina, keegi ei oska oodata, et see noor seal vanade vahel suudab midagi. Kui sa siis suudad, siis sa hakkad nagu lendama, siis kõigi suhtumine sinusse muutub. Sa saad seda tükk aega nautida, kuna sind ei võeta tõsiselt, sest sa oled noor. Ma mõtlen vastaseid, meil on selline ala, kus keegi vastane, eks ole, vaatab maha mingi noor tuli, okei, las ta olla seal. Ja siis sa ühe korra õnnestud ja teise korra ja siis nad ühel hetkel hakkavad sulle tähelepanu pöörama, siis võib-olla on juba hilja, ühe mängu lõikes. Et alguses on selles mõttes, minu jaoks oli kerge, see andis nagu tiivad, rahvas, kõik see melu, see kõik toimis hästi. Siis läheb paar aastat läheb mööda, kogu see tähelepanu on sulle osaks saanud, sinu ootused enda suhtes või nõudmised enda suhtes on kasvanud, sa ootad endalt paremat tulemust, samal ajal vastased on sinu suhtes teadlikumad, nad pööravad sulle rohkem tähelepanu, nad ei lase sulle enam nii kergelt asju teha ja siis ühtäkki sa vaatad, et mis nüüd siis juhtunud, et kuidas ma noorena 16-aastasena suutsin seda, 18-aastasena ei suuda. Et siis on erinevad sellised pinged, millega tuleb toime tulla. Aga jaa, ei pruugi üldse olla keeruline minna noorte hulgast vanade hulka, selleks on vaja ka muidugi õnnelikke kokkusattumusi. Esimene mäng, mis ma meeste võistkonnas olin, ega ei olnud plaani mind mängu panna, aga kuna ma olin umbes 4. järjekorras oma positsioonil ja kui siis see minu hetk kätte jõudis, oli 4. veerandaja keskpaik, seis oli hapu, kõigil oli pahasti, vead olid täis, midagi sellist ja ma läksin ja kõik õnnestus ja siis ma sain kohe edasi ka mänguaega ja nii edasi. Et see on mõnes sellises õnnelikus juhuses kinni, aga sa pead alati olema valmis selleks, et kui see juhus tuleb, et sa suudad selle ära kasutada. Ma toon näite, võin veel rääkida või? Ja. Et ma olin, aastaid hiljem, ma olin Belgias, olin välismaalasena, mängisin Belgias ja
ja no ma läksin, et kui sa oled aastaid mänginud ja olnud nagu põhirollis kogu aeg, siis ja sa lähed üsna vanas eas, lähed võistkonda ja olukorda, kus sa pead mängima nagu rollimängija rolli. Hoopis teistsugust rolli, siis ei olegi nagu üldse lihtne nagu alla neelata. Oled harjunud kogu aeg, et mängid 30 minutit ja püsid tänu sellele hästi vormis ja siis ühtäkki oli vaja mängida vähe minuteid, aga siis kui tulid, siis pidi kõik õnnestuma ja et enesekindlus läheb nagu selliseks, ei ole väga hea, et siis tuli teha rohkem iseseisvat trenni, võistkonna välist trenni, et olla kogu aeg vormis ja fit selleks hetkeks, kui nüüd need 2 minutit tulevad. Ma võisin mitu mängu oodata neid minuteid ja siis need minutid ükskord tulid ja siis ühel hetkel ma olin ka hästi valmis ja jälle sealt edasi siis läks kohe asi paremaks, eks. Aga sa pead olema valmis. See spordis nagu öeldakse, et midagi loobud. Tegelikult väga ei loobu, kui tagasi mõtled nagu sportlaskarjääri, ise mõtlen, et ütleme, et laagrid, võistlused, tegelikult on see üks väga kihvt aeg, et ei vahetaks millegi vastu võttes. Väga hea lähenemine ja tegelikult T4 puhul, kui ma kuulasin seda, ma ei kuulnud kordagi sellist asja, et näiteks, et see täiskasvanute sekka minek oleks nagu raske või tohutult keeruline olnud. Rauno kirjeldas seda pigem nagu sellist nagu mängulisust, et kindlasti selle pallimängu alal ja Kalevi toonasel populaarsusel oma osa oli siin mängus, aga vaatame, mida ütleb selle kohta Robert Rooba, kes tegelikult ka ikkagi suhteliselt vara sattus täiskasvanute hulka ja tema jaoks see ei olnud lihtne. Minu jaoks täiskasvanutesse üleminek oli päris raske, et nagu ma enne märkisin, juba 20 aastaselt sai tehtud profileping, mis tähendas siis täiskasvanutesse siirdumist, aga ma püüdsin vähemalt vahel jätta kõik vahepealsed astmed ja minna kohe täiskasvanute kõige kõrgemale tasemele Soomes. Ja üpris pea ma sain nagu aru, et see ei ole üldse lihtne, et konkurents on kõva, igapäevane selline vaev ja töö, mis sa peab tegema, on tohutu ja ei saa üldse endale sisse lasta selliseid vahepäevi, kus sa nii-öelda saad natuke nagu lihtsamalt läbi, et iga päev nõutaks su parimat esitust ja seal ma saingi aru, et ma ei olnud veel päris selleks valmis ja kindlasti sai endale seatud ka natuke liiga kõrgeid ootusi, natuke liiga kõrgeid eesmärke. Tahtsin võtta liiga suurt ampsu ühe korraga ja siis mingi hetk asja natuke analüüsides jõudsingi järeldusele, et pean muutma natuke oma mõtteviisi ja hakkama elama rohkem hetkes, panustama sellesse, et mida ma teen igapäevaselt, kui hästi ma teen seda igapäevaselt ja mis kõige tähtsam, hakata nautima seda, et nautida igat hetke, väärtustada seda, et mul on üldse võimalus nii-öelda elada oma unistust ja mängida professionaalset jäähokit. Ja kui ma hakkasin seda tegema, siis mõne aastaga ma tegelikult jõudsin sinna punkti, kuhu ma oleksin võib-olla võinud jõuda kiiremini, aga kuhu ma olin tahtnud kogu aeg jõuda, ehk siis suutsin kinnitada ka anda sellel tasemel ja lõplikult nii-öelda täiskasvanute seas läbi lüüa, et selle jaoks oli vaja tegelikult päris pikka kannatlikkust ja päris mitmeid tagasilööke, enne kui see lõplikult juhtus, aga mul oli kindel selles mõttes siht seda teha ja selline kindel soov tõestada just endale, et ma olen selleks võimeline, et selles mõttes kunagi ei ole tegelikult hilja selles, et ütleme nii, et ma olin 23-24, kui ma lõplikult nii-öelda võisin öelda, et jah, et nüüd ma olen nii-öelda täiskasvanu seas kanda kinnitanud ja võin öelda, et ma olen selle tasemel, nagu ma olema pean. Robert Rooba siis nii-öelda lühidalt kokkuvõttes pani endal peas mõtted paika, et seadis eesmärgid, hindas nende realistlikkust ja oli valmis selleks, et mingil hetkel ta hakkab saama tagasilööke, sest tagasilöögid tegelikult spordis on spordi üks osa. Et see loomulikult ei võiks ju liikuda edasi niimoodi ainult, et poodiumile ja medalikapp täieneb kodus, aga tahes tahtmata iga sportlase elus ja hetkedes tuleb selliseid tagasilööke. Kas teie nagu suudate ka meenutada oma just nimelt selle
sellest ajast, kui te olite noorteklassist liikumas täiskasvanute hulka, mingisuguseid tagasilööke, olgu see siis mingisugune vigastus, arenguplatoo või lihtsalt mõni selline dilemma, mis pani teid nagu mõtlema või võib-olla oma eesmärke ümber hindama? Minul ketta suhtes oli see, et mul lihtsalt vajasin ka aega, et seda tööd, mis siin on heitmiseks vaja, on nagu sisse saada, et noorteklassist kohe täiskasvanud peale see 2-kilose heitmega tuli päris suur nagu hüppe, et keha polnud ausalt valmiski ja mul läkski mingisugune 3-4 aastat aega, et üldse nagu meesteklassis mingeid tulemusi tegema hakata. Aga mis see motivatsioon, et sa selle asemel, et sa ikkagi pingutad edasi, mitte sa ei viska ketast nurka, ütleb, et aitab, ei tule? Me ütleme selles suhtes, et ma ikkagi arenesin järk-järgult, et ja teine asi see, et mul lihtsalt meeldib sporti teha, et ma nautisin seda protsessi ja see oli lihtsalt üks minu osa elust tol hetkel, et see ikkagi aitas jah, et ei olnud niimoodi. Et oleks nagu mingisugused loobumismõtteid olnud, et siis ma oleks juba varem ära loobunud. Nii, Allar, ole. Selles mõttes on muidugi vanade haavade lahti kakkumine natuke, et anna andeks. Ei ole lugu. Ise mäletan küll U23 vanuseklass, ma ei teagi, mis ma olin siis 21-aastane äkki, kui oli Ateena olümpiamängud. Olid nii-öelda ukse ees, et Eestil oli teenitud 4 paadi, 2 paadi ja 1 paadi kohad olümpiamängudele ja olid Eesti-sisesed katsevõistlused või nii-öelda kvalifikatsioonsõidud. Ja see kunagi ei teadnud, milline sõit nüüd luges, aga justkui lugesid läbi lilled, et see sõit, mis nüüd tuleb 1 paatidel seal mingi Eesti karikavõistluses, et seal on siis vaadatakse esimesed 9 venda välja. Ja ma panin omale nagu kindla eesmärgi, et ma olen kindlasti seal pundis, sõidan finaali ja sõidan ennast nagu ka olümpiale välja. Ja muidugi oli see, et sain korralikult vitat sellega, et ma sõitsin need sõidud juba enne sõitu ära. Tegin peas oma stardid, aga ma ei teinud selles mõttes neid edukalt, et ma panin mingi sõiduplaani, vaid ma lihtsalt põlesin läbi. Tuleb kiiresti sõita, tuleb tugevasti sõita, tuleb valed signaalid olid peas kogu aeg. Ja sõit läkski niimoodi, et olid kehva ilmastikutingimused ja stardist väljumine ei olnud nii hea, kui oleksin soovinud. Ja siis mul hakkas peas kerjama üks sama plaat. Kuidas ta ees on? Miks ta mul ikka veel ees on? Ma peaksin järgi saama. Ma ei keskendunud ükski tõmme sellele, et parandada oma tehnika, et mõelda, kuidas ma saaksin paremini hakkama, kuidas paat jookseb, palju ma pingutan. Ehk siis lõpptulemus lühidalt on see, et ma ei pääsenud koondisesse ja vaatasin olümpiamänge kergelt mõru maik suus, kuigi ikkagi elasid nii-öelda oma meeskonnakaaslastele kaasa. Aga oli natukene selline mõttemoment, ja oli ka see hetk, kus mõtlesid, et enam ei taha üldse, et nagu käega ja tundis, et justkui tehti mulle liiga. Tegelikult ma olin ju talvel nagu näitasin paremat minekut ja vorm oli hea ja füüsis oli hea. Oligi, füüsis oli tegelikult juba nagu praktiliselt sama, mis võib-olla juba nüüd, et väga suurt vahet ei olnud. Aga ütleme, et nüüd on rohkem võib-olla teadmisi ja tehnika ja tolle hooaja lõpetasin siis U23 MM-il ühesega 8. kohaga. Tundsin jällegi pettumust, sest et tol hetkel tundus, et ainult finaali sõidetakse igal pool. Ja siis, kui ma nüüd praegult vaatan, kuidas noored jõuaksid kas või 12 hulka U23 sõudmisest, siis tundub, et 8. koht on tagantjärgi päris okei. Millal sa sellest nagu aru said, et sa seda sõitu oma peas ära tegid, et kas see ei saa ju kohe tulla? Ma sain ikka tagantjärgi sain aru, et ma põlesin ikka korralikult läbi. Lihtsalt nagu nädal või 2 nädalat juba ja treener ka juba tunnetad, et pannakse juba sulle noogutus, et siit meie klubist läheb ka üks tüüp nüüd sinna 4. ja ma ei tulnud sellega üldse toime. Aga kuidas sellest välja tulid? Ma vist tegingi mingisuguse pausi, ma nagu lõin käega mingi hetk suvel. Olid sõbrad ja oli pidu ja oli muu tore asi, kuni üks treener ütles, et kuule, nüüd on järgmine katsevõistlus 2-1 omavahel, kes läheb MM-ile. Suva olin juba käega löönud, läksin lihtsalt nagu peale, et sõidan läbi selle ja siis mul nagu õnnestus. Siis oli õnneks veel 1,5 või 6 aega MM-ini, et vorm uuesti, ega vorm väga läinud ja trennis ikka figureerisin, aga ikka mitu aastat läks tegelikult, ma elasin seda kuidagi niimoodi
no põhimõtteliselt ma ikkagi tegin endast oleneva, et seda rohkem ei juhtuks. Lisasin nii-öelda rohkem treeningmahtu, võib-olla püüdsin analüüsida, et nagu mis seal päriselt valesti läks. Noh, see oli üsna selge, et ma olin tegelikult enne start juba nagu nii krampis, et ma olen samat asja olen näinud vaadates olümpiamänge ühe paadil Tšehh-Vaslav Harupa, kes on umbes olümpiamängude finaalis sama närvis ja sõidab esimese kilomeetriga ennast nii kinni, et kõik sealt ei ole medalisõitu tulemas. Et seda juhtub ka, mitte ei pea olema 20-aastane, võib-olla ka 30-aastane, et seda uuesti läbi teha, kui ei õpi või ei ole olnud varem. Jaak, on sul ka selles vallas kogemusi jagada? No ikka on. Ma arvan, et tihti on võib-olla niisugune keskkonnavahetus. Esimest korda, ma arvan, tulebki mul meelde just selle sama Otepääle kolimisega, et uus treener, oluliselt suurenenud treeningmahud. Kui ma olin sinna minnes oma vanuse parim koht oli 6 olnud, siis järgmisel aastal ei mahtunud vist 20 hulka. Ehk kindlasti väga sihuke keeruline periood ja võib-olla mida ma siin noorte puhul sisse toon, et seal oli ka tegelikult just need omavahelised treeningrühma koolikaaslastega suhted, ma olin suht pisikest kasvu ja olgem ausad, tuli paar aastat ka nagu koolikiusamisega kokku puutuda. Aga jälle teistpidi olid harjunud ja pidid ise hakkama saada ega ei julgenud nagu ka rääkima minna. Ehk minu jaoks oli see võib-olla sihuke üsna raske ja sihuke periood, aga seal samas ühel hetkel ikkagi need kaaslased tegelikult langesid koolist välja ja teine sihuke hea positiivne näide on just sellest samast suusakooli ajast lõpus, et meil läksid treenerid välismaale sugulastele külla, me jäime oma pead ja ega keegi ei uskunud, et need teismelised või seal nii-öelda A-klassi poisid viitsivad trenni teha. Ja eks meil tuli ka ette seda, et kuskilt lasti üle nurga ja just nagu nooremast peast seal oligi see, et siuksed suuremad, tugevamad poisid ütlesid, et kuule, et sina jooksed ringi läbi, meie lõikame. Ja teisel päeval me saime aru, et kurat, keegi meid ju kontrolli, et kelle tagant me nagu varastame, iseenda tagant. Ehk sealt tekkis nagu siuke asi, et see arusaam, et tegelikult mulle jubedalt see meeldib, et sellel ei ole nagu mõtet. Ja sealt peale tegelikult läks asi nagu minu jaoks ülesmäge, et A-klassis juba Eesti täiskasvanutega üks parim koht 4, 6 aega hiljem, oluliselt tagasihoidlikum tulemus, siis ei tahtnud endale tunnistada, et mis mõtles, ma juba olin seal, et ma peaks ju täna ka, et kindlasti noorest peast need enda ootused on üsna kõrged, aga võib-olla sa ei anna endale reaalselt aru nagu, et sa kindlasti ka arened mingis eas pikemate sammudega ja sa mõtledki, et iga päev või nii-öelda iga võistlus on ju võimalik äkki isiklik rekord teha, aga paraku see elu ei ole nii lihtne. Ja kui juba nagu sealt veel mõned aastad edasi võtta, et kui siin ennem oli juttu, et sellised rasked hetked ja kuidas nendega hakkama saada, et ma arvan, et 93 esimest korda täiskasvanute tiitlivõistlustel, sihuke esimest aastat meesteklassis võib-olla oli ka natuke õnne, et vanemad kolleegid, kes haiguse, kes mingi vigastuse tõttu, et ma sain sinna kaasa 94 olümpiale, aga 95, 6, 7 oli täpselt sihuke tunne, et ja just siis juba nii-öelda avalikkuse huvist tulenevalt meedia poolt, et mõttetumat meest annab nagu otsida Eesti suusakoondises, et tulemusi ei ole ja seal tekkis täpselt see tunne, et kuulge, et ma teile veel näitan, et selliseid olukordasi on olnud ja eriti vastupidavusalade puhul, ma arvan, et Allar ka kinnitab, et see kõigepealt ma treenisin selle jaoks, et ma jõuaks treenida vajalike koormustega üldse, et siis ühel hetkel tunnetad ära selle, mida su organism kannatab, mida ta seedib ja võib-olla pärastpoole, kui ma räägin, et seal ma tahangi nagu keskenduda võib-olla sellele, et kui palju me tegelikult saame ise ära teha selle hea ja sujuva koostöö jaoks treeneriga. Rauno, sa enne mainisid ka, et me rääkisime sellest nii-öelda nagu täiskasvanute hulka minekust, et see oli sinu jaoks selline võib-olla natukene lihtsam, aga sinu karjääris kas on olnud ka selliseid raskeid hetki? On ikka, et mul on olnud siis, korvpall on selline vigastuste rohke ala, minul õnnestus kogu see
ma ei tea, peaaegu paarkümmend aastat meeste vahel mängimist. Mul õnnestus suhteliselt ühtegi operatsiooni ei tehtud ja ühtegi luud ka ei murdnud, eks. Aga küll ma sain neerurebendi. Neer oli peaaegu pooleks. Ma olin umbes 21 ja see, või tegelikult see vigastus ise juhtus ma olin 19 juba ja siis selle ilmingud ilmnesid nagu ka 21-aastaselt ja kunagi hiljem see juhtus teist korda veel, nüüd selliste kokkupõrgete tulemusena, mõlemal korral pikalt haiglas ja siis 21-selt meil oli võistkonna juures oli niisugune erivõimetega tohter ka, eks ole, kes pani nõelu ja nii edasi ja siis tema tegelikult ütles mulle sellise lause, et sa tegelikult ei tohiks üldse enam sporti teha. Sellepärast, et ta katsus kuskilt neeru pulssi ja ütles, et seda pulssi ei ole kuulda ja see võib väga halvasti lõppeda. Eks ma kuskilt võtsin ka mingisuguse teise arvamuse ja nii edasi, aga risk ta oli kahtlemata. Mis muidugi väljendus minu tänulikkuses, et ma sain teha seda sporti, mis mulle jubedalt meeldis ja kuna mul sel hetkel peret ei olnud, ema-isa küll, aga mitte minu enda peret, eks. Et siis ma ikkagi, väga raske küsimus nagu. Mina otsustasin, et ma ikkagi proovin ja vaatan, mis saab. Et kui läheb tõesti hulluks, siis saab selle sammu ka hiljem teha, et niisama emotsionaalset sammu lihtsalt teha ei taha. Aga jah, et mul on olnud siis veel kordi Vigala sassi juures sai käidud ja tema siis ütles, ei ole hullu midagi ja pane aga edasi ja mingi pika õhtu lõpetuseks. Vigala sass, paljud ei tea, kes oli Vigala sass, aga ta oli... Ja ma arvan, et siin see ka väikene tutvustus sobiks. Ta oli selline imeravitseja, maarohtudega ravitses, tegi loitsusid ja asju, siin oli nõid ikkagi puhas. Puhas nõid, 2 suurt dogikoer olid, istusime seal niimoodi just ja ütles, et pole hullu midagi. Seal olid mingid joogid, tal ka maajoogid, mingid hästi kanged ja rääksime kõik jutud ära ja siin ma olen. Nagu te kuulete, tegelikult ega see tippu jõudmine ei ole lihtne, ei peagi olema lihtne ja oma tagasilööke on kogenud siis ka meie tänased osalejad, aga nüüd oleks tegelikult see koht, kus vaataks küsiva pilguga saali poole, et kas on tekkinud siin meie noortel tiigritel ka küsimusi laval olijatele, et võib julgelt küsida. Jah, tuled pandi põlema, tere hommikust. Võib julgelt uurida. Ma mõistan seda häbelikkust ja selles ei ole ka mitte midagi hullu, sest hiljem loomulikult meie tänased osalejad ka vastavad hea meelega, kui te tahate niimoodi silmast silma nende käest midagi küsida. Me oleme nüüd siis rääkinud tegelikult sellest sportlaskarjäärist selles võtmes, et kõigepealt, et mismoodi te üldse jõudsite sinna juurde, kas te olete oma elus teinud nii enda kui ka tegelikult, kas teie pere on teinud erinevaid muudatusi, millised on olnud tagasilöögid ja oleme ka kuulanud, mida siis on Epp ja Robert Trooba rääkinud. Ma arvan, et nüüd on hetk selliseks väikeseks pausiks ja siis tuleme taas tagasi siia ja siis räägime juba pingetest sportlaste elus ja me paluksime teid tagasi siis kuskil, lepime kokku 15 minutit, ehk et kell on praegu 14.45, saame kell 3, natuke enne kella 3 saame siin saalis uuesti kokku, vahepeal saate natuke ennast sirutada ja ringutada, natuke vett võtta ja siis jätkame tänast tiigrikoolitust ja kui teete sotsiaalmeediasse pilte, siis